Lääne-Viru rakenduskõrgkoolis on algamas majandusarvestuse erialaloeng. Varasematel aegadel öeldi nende tudengite kohta raamatupidajad, aga nii või teisiti. Arvestamisülesandest ei pääse siin täna ükski tulevane pearaamatupidaja, finantsist või audiitor. Ülesandes on toodud siis ära töötajate nimed, on toodud ära siis nende ametid, on toodud töötasusummad ja teie selle põhjal siis koostate palgalehe. Tundub keeruline. No esialgu ei ole keeruline, aga kui hakkate palka välja arvestama, siis tõenäoliselt on, jah. Hakkame siis pusima. Ja, olge tublid. Nüüd olen mina küll jännis. Ma arvan, et me peame siia selle töötasu kirjutama. Siia? Jah. Nüüd me peame kõik maksud siia panema, tulumaks, sotsiaalkindlustusmaks ja siis töötuskindlustusmaks. Sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmakse on siis ka tööandja maksud. Ja palju need määrad on? Sotsiaalmaks on 33. Ja 33 ja tööandja töötuskindlustus on 1,4. Ja neid me palgast kinni ei pea. Ei jää midagi muud üle, kui uuesti arvutada. Ja kui uued numbrid valmis klõbistatud, siis õppejõul uuesti üle kontrollida. Te tahtsite nüüd töötajatele kõikidele maksta, mille vähem, mille võrra töötasu vähem? 144 ei võeta mitte enam pärast maha, vaid see on tulumaksu puhul aluseks. Nii et teil on kõikidel töötajatel nüüd 144 eurot vaja juurde maksta. No ütleme nii, et kui meie oleksime raamatupidajad, siis töötajad jääksid tõenäoliselt 144 euro võrra vaesemaks. Jah, peab vist tunnistama küll, et ühe päevaga me seda asja küll selgeks ei saanud, aga ega siis ilma asjata meie üliõpilased siin 3 aastat ei õppi, on ju?